15. peatükk. Agoonia. Pärast Brežnevi surma hakkas Nõukogude impeerium lausa sõnul seletamatu kiirusega koost lagunema. Kremli küljest pudenes kivi ja mörditükke nagu kosest vett, tugev tuul kandis minema majade katuseid, Kremli kell kukkus alla ning praksatas lõhki. Kõik asjad läksid puruks. Raud sulas, traktorid vajusid kokku ebamääraseks sodiks ja voolasid kanalisatsiooni. Päise päeva ajal varisesid põrmuks paleed, lossid ning mausoleumid. Lenin läks mädanema ja Majakovski kujul kukkus pea otsast. Jõed kahanesid poriks, Uurali mäed pudenesid liivaks, Siberi metsad kuivasid raagudeks ning lõpuks lükkas paks karuned oma taguotsaga ümber. Kõikjal oli häving ja kaos. Tiblad ja punakoerad olid kaotanud meelerahu. Jõid roppu moodi ning kaldusid veidratesse liialdustesse. Õiget juhti polnud. Kord ronis Brežnevi tühjaks jäänud toolile Kremli õuekoer Pantelei, haukus ning määras oma kirbut poliitbüroo liikmeteks. Siis tõusis jälle võimule kass Vaska, lasi Lenini varblase mägedesse kanda ja kasutas mausoleumi meiereina, aga need olid kõik niisugused ühe päeva peremehed. Ega keegi siukesi Panteleisid ja Vaskasid ei kuulanud. Kremli rahvas tegi, mis tahtis. Sidus Panteleile kellukesed sappa ning ajas teda mööda punast väljakut taga. Kusagilt Amuri jõe ääres sõitsid Moskvasse koledad inimesed, kellel kasvasid silmamunadel karvad ning kelle jalalabade koha peal asetsesid lestad. Nad ei sünnitanud lapsi, vaid munesid mune. Kõik epardid olid partei liikmed, paljud töötasid militsionääridena ja tatsasid kurjakuulutavalt mööda Arpatti. Nendega seltsisid hiiglaslikud vihmamantlites koerad ning Moskva metroost välja pugenud limukad, kes hoidsid oma laiali voolavat keret koos roosa siitpaelaga. Jõletised kooserdasid vabalt ringi, mõned sõitsid isegi Eestisse ja üks eriti võigas nilputist tuli koguni minu ukse taha, tungis tuppa ja kargas kohe jalgadega puhtasse voodisse. Ma tõmbasin värd ja lohviga tolmu imejasse ning panin kompostiks. Südames aga tundsin rõõmu. Niisuguste asjameeste päevavalgel ilmumine tõendas, et tiblade riigi lõplik roiskumine on vaid päevade küsimus. Lõpuks, kui kass Vaska ja koer Pantelei olid läinud tööle tsirkusesse, ronis Kremli troonile Andropov, endine nuhk. Ta võõpas oma keha hõbedaseks ja teatas, et nüüdsest peavad kõik teda austama. Naersid tiblad ja mängisid kitsemängu ning kintsu kloppimist. Meie teeme, mida tahame. Kohe tööle, karjus Andropov. Ma võtan piitsa. Võtad või? Naersid limukad. Me võtame jälle viina. Kokkuvõttes ei tunnudki Andropovi võimutsemisest midagi välja. Kremli rahvas oli juba anarhiaga harjunud. Kuniks elu, seniks pidu lauldi ja tantsiti ümber Uspenski katedraali, kuni impeeriumi rusud lustliku seltskonna enda alla matsid. Andropov tegi meeleheitliku pingutuse korra säilitamiseks. Andis ühele linnale oma nime ja lasi Lenini laiba varblase mägedes tagasi mausoleumi kanda ning kass Vaska meierei sulgeda, aga samal ajal, kui ta seal talitas, kukkus mausoleumi seinalt Lenini nimesildist E alla ning lõi Andropovi surnuks. Oligi asi Vask. Nüüd läksid tiblad päris meeletuks. Hakati sööma otse rahapajast tulnud sooja rublasid. Kromõõko vedas kihlaid jookse pihu alasti läbi kummi ning võitis. Vihmamantlites hiigelkoerad toppisid enesele käpa suhu, haarasid soolikatest ning tõmbasid end pahupidi nagu kinda, et jõledam välja näha. Peasekretäri kohale määrati õlgedest inimene, kelle nimi oli Tšernenko. Ta oli väga pehme ja krabisev ning teda oli hea pea alla padjaks võtta. Kremli kommunistid mängisid temaga veel murumänge, nii et üks mees ronis palgile ja teine püüdis teda õlgedest inimestega sealt alla lüüa. Tehti, mis pähe tuli. Majad varisesid ja taevast sadas sogast vihma. Eestis oli olukord pisut leebem, sest siin oli mina korda hoidmas ja mis kõige tähtsam, pudeneva ning roiskuva tiblade riigi alt hakkas ara sinilillena õhku nuusutama õilis Eesti Vabariik.
Siin-seal võis näha mullast tärkamas tillukest vabadusristi ehk Konstantin Pätsi sinimustvalge palistusega miniatuursed portreed. Sellised imed olid harvad, aga vähemalt minu koduaias neid ikka juhtus. See sisendas lootust ja muutis Nõukogude Liidu hävingu silmale vähem inetuks. Ühel päeval kuulsin, et Moskvas oli keegi hõõguva sigaretiga inimene Tšernenko juurde astunud ja õlemees põles ära. Huvitav, kes siis nüüd etteotsa astub, mõtlesin ma põlglikult. Et see lõpp ka juba ei tule. Lõpp oligi lähedal. Aga enne seda astus ajalooareenile veel üks mees. See oli Gorbatšov. Kui ta Moskvas võimu enda kätte võttis, valgus kogu Kreml veidrat valgust täis ning tiblad tundsid kohkumusega, et nad ei suuda Gorbatšovile vastu hakata. Ka majade varing lakkas. Kommunistid lassid pea longu ning ütlesid: Mihhail Sergejevitš, öelge, mida on vaja teha, meie oleme valmis. Ise aga olid imestunud, et kust küll Gorbatšov on saanud niisuguse võimu. Nad ei teadnud, et Gorbatšovi isa oli päikesejumal Helios ise, kes oli käinud Gorbatšovi ema juures paabulinnu kujul.